õdede päev on ülioluline. Kas või sellepärast, et õed peaksid ennast tundma iga päev olulisena, aga las siis rahvusvaheliselt pööratakse tänu ja tähelepanu sellel ühel ilusal päeval õdedele. Õed ja tervishoiutöötajad, üliolulised inimesed, me kõik vajame teid, me kõik loodame teie peale, me kõik usume teisse, me kõik usaldame teid. Me usaldame ju ennast teie kätte. Teie peate ise ennast hoidma, väga peate ennast hoidma, selleks, et te ei põleks läbi, selleks, et te jaksaksite ise elust rõõmu tunda, et teie elus oleks nii palju rõõmu, et see teid toetab keerulistel aegadel. Aga Alar Karis ütles Eesti Kunstiakadeemia rektori inauguratsioonil nii, et inimesi tuleb hoida ka siis, kui nad ise ennast hoida ei oska. Ja vot see pani mind mõtlema, et võib-olla see on võib-olla minu tunne, mingisugune kallutatus, aga me praeguses tervishoius Eestis tahame inimesele panna, patsiendile või kliendile panna päris suure vastutuse. Et ta peab teadma, ta peab oma tervist juhtima, ta peab olema teadlik, me tahamegi, see ongi nii. Eestis on tark ja tegus rahvas ja tark inimene juhib oma tervist ka ise ja oma tervistesse puudutavaid otsuseid. Aga see, kui Alar Karis ütles seda, et inimesi tuleb hoida ka siis, kui inimesed ise ennast hoida ei oska, see keeras mulle mündi teistpidi, et me peame vaatama inimesi enda ümber just nimelt selle avatud südamega, et ta võib-olla ei saa ennast hoida, võib-olla ta ei oska ennast hoida. Need põhjused on kuskil mujal, aga meie ikka peame hoidma. Ja vot seda hoidmise leeki ma siis seekord teile nagu pakuksingi, et hoidke endas seda leeki ja kui on raske, mõelge nende sõnade peale. Ja ilusat õdede päeva teile, te olete selle ära teeninud igal päeval aastas.